Öelge tere minu arvutile. See arvuti jooksutab kõige nõudlikumaid mänge, striimib, monteerib videoid ja kaevandab bitcoine. Nagu me aru saame, on see arvuti tööloom, mängurlik elajas. See on kiire ja seda kõike tehes 500 euro eest. See täis tammepuidust taburet, mille ma lasin kruvidega garaažis kokku 10 minutiga ja panen kruvikeerajaga käima, hoiustab kõike järgmist. 24-tuumaline protsessor, AMD videokaart, millel on kiire HBM2 videomälu, 32 gigabaiti RAM-i, millega saab 420 Chrome'i tääbi lahti hoida, 2 SSD-d, kuhu mahuvad kõik minu videod ja mängud, emaplaat, mis hoiab kõike seda koos ja on veel ruumi 2 videokaardi ja 12 SSD jaoks, 750-wattine Hiina toiteplokk, mis lendab varsti õhku, sest see on odav. Läheme tagasi hinna juurde. Kuidas on kõik see võimalik 500 euro eest? Arvutid selliste andmetega lähevad poodides hinnaga alates 1500. Las ma selgitan. Alustame protsessorist. Kuidas ma saan endale i9 9900K sarnase võimekusega protsessori, aga 100 euro eest? AliExpress ja vanad Inteli serveri protsessorid on minu vastus. Aga Auro, neile on ju raske emaplaati leida, kuna nad on vanad ja haruldased. Sa küsid. Minu vastus jällegi. AliExpress. Koos nendega saab ka juba seal samas osta endale RAM-i või operatiivmälu, kui eesti keeles rääkida. Vahel on võimalik, et saad kõik need ühtse komplektina osta, mis tõttu võid sa isegi odavama hinnaga need juba odavad asjad saada. Praeguseks on meil pool puslet lahendatud. Nüüd oleks meil vaja veel videokaarti, kohta, kuhu mängud, Windows ja porno panna ning mingi tuleohtlikult odav toiteplokk juurde osta. Need kõik leiad sa ühest veel ebausaldusväärsemast kohast. Okidoki. Okidokis leiad sa kõike eelnimetatud ja rohkemgi veel. Sa võid saada näiteks GTX 980 Ti, mis on sama hea kui GTX 1070, aga 180 euro eest. Veelgi parem, kauple 20 eurot maha ja ole võitja. Küsija suu pihta ju ei lööda. Kõvakettad ja toiteplokid on muidugi väiksemad mured. Neid vaata oma nõudmiste järgi, mis just sinule kõige rohkem sobib. Niisiis, meil on kokku ostetud odav, aga hämmastavalt võimekas arvuti sisu. Sinu valik on nüüd ainult korpus osta ja need sinna paigaldada, mida saab teha väga kergelt, näiteks YouTube'i tutoriali järgi. Või siis teha nagu mina ja luua midagi erakordset. Midagi, mis paistab silma. Midagi, mille üle uhke olla ja midagi, millel on karakterit. Aga see on kõik sinu otsus. Kui sul on vaja lihtsalt arvutit, kus sõpradega mängida või videoid luua või lihtsalt kooliasju teha, vaata ise, mida sa enda rahaga teed ja mida sa tahad endale. Minu poolt on nüüd kõik ja ma tänan, et vaatasite.